TV, mina olen Kelly. Täna oleme tulnud Tartu Karlova gümnaasiumisse. Juba ammu on kuuldused, et siin toimub midagi huvitavat. Kuid mis? Lähme uurime järele. Juba teist aastat järjest korraldavad karlovlased päris oma laulukonkurssi, mis kannab nime Karlov otsib superstaari. Ülelinnaline laulukonkurss toimus esimest korda aastal 2009, mil seda saatis üleüldine menu. Osavõtjaid tuli kokku mitmetest Tartu koolidest ning ka laulustuudiotest. Võistlejaid hindab 3-liikmeline žürii. Finaalkontsertil saadab finaliste koolinoortest kokku pandud taustabänd ning 16. detsembril toimuvasse finaali pääseb 8 noort, kellest publiku hääletusel selgub võitja. Karlova gümnaasiumis käies uurisime peakorraldaja Benjamin Toomiste käest lähemalt, mida üritus endast kujutab. Mida konkurss endast kujutab ja mis on selle eesmärk? Konkurss kujutab endast ülelinnalist lauluvõistlust ja selle eesmärk on muuta koolielu aktiivsemaks ja anda noortele lauljatele esinemiskogemusvõimalust. Aga kust kohast tuli idee sellise konkursi korraldamiseks? Raske öelda, lihtsalt üks päev mõtlesime, et võiks midagi huvitavat korda saata. Milliseid ja kui vanu õpilasi te ootate konkursile? Me ootame konkursile julgeid hakkajaid 14–25-aastaseid õpilasi. Kas usute, et üritus leiab sellel aastal suuremat menu kui eelmisel aastal? Kõik on võimalik ja ma tõesti loodan küll. Kui raske on üldse sellist üritust läbi viia? Päris keeruline on ikka. Peab kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et tuleks kokku hea asi. Aga kas on võimalust, et üritus leiab aset ka järgmisel aastal? Ma usun küll, kui on see aasta osavõtjaid ja tahtjaid, siis ka miks mitte teha järgmisel aastal. Millised on selle aasta auhinnad? Selle aasta auhinnad on välja pannud teater Vanemuine ja esikolmikule, aga me ei ütle, mis nad on, et oleks veidi põnevam. Kuna toimuvad eelvoorud ja kus saab ennast registreerida? Eelvoorud toimuvad alates 5. oktoobrist ja registreerida saab e-mailil, mis on meie kodulehel üleval. Milliste sõnadega julgustaksid sina noori konkursist osa võtma? Kaotada pole mitte midagi, ainult võita. Aitäh! Enamus võib-olla ei tea, aga eelmisel aastal pääses Karlova superstaari finaali ka meie oma koolitüdruk Katrin Merili, kes oma imelise lauluhäälega pakkus konkurentsi kõigile. Kui kaua oled laulmisega tegelenud? Tegelikult siis juba umbes 5-aastaselt, et siis erinevad laulustuudiod ja muusikakoolid, et 4 aastat siis esimeses muusikakoolis ja hetkel siis 2 aasta Urseli juures Ülenurmes. Kust kohast sa kuulsid, et selline konkurss üldse aset leiab? Tegelikult mul üks muusikakoolikaaslane Kristin Kolts ütles mulle, et on selline üritus ja kutsus osale ja ma mõtlesin, et miks ka mitte, et võiks ju proovida. Milliseid positiivseid kogemusi sa endaga kaasa võtsid? Väga palju tegelikult, et alates siis uutest tuttavatest kuni kogemuseni, et kindlasti väga huvitav oli, et see lavakogemus ja kõik need, kes olid žüriis olid väga omapärased ja tuntud inimesed, et mulle tõesti meeldis. Kuidas julgustaksid sina noori konkursist osa võtma? Ma ütlen, et kindlasti osalege, et midagi väga huvitavat ja uut, et ei pea proovima kohe Eesti otsib superstaari, kui on selline Tartu armasüritus olemas, et kindlasti proovige. Aitäh! Ja see oligi meie tänane Kiku TV erisaade. Ärge unustage ennast registreerimas kodulehel. Just sinust võibki saada järgmine Karlova superstaar. Tere, siin Kiku TV. Mina olen Kelly. Juba ammu on kuuldused, et... Aga kust kohast tuli üldse selline idee, et korraldada selline konkurss? Lambist. Ootame julgeid hakkajaid 14–25 aasta vanuseaastaseid õpilasi. Millised ja kui palju? Kas usute, et üritus leiab sellelt? Jäänud maara! Rootsid käib. Käib. Millised on selle... Millised on selle... Registreerida saab e-mail, mis Kelly teile kohe pärast ütleb. Ma ei ütle e-maili. Ütled ju? Ma ütlen selle. Kelly uuesti.